Selles videos värvime rattaid. Põhja, tankikere, torni, kamolaiku ja paigaldame vesimärke. Esimese asjana võtame siis ette rataste värvimise. See saab läbi viidud rohelise värviga, nii-öelda olive drab värv, mida on siis miljonit erinevat igasugust tooni. Kasutuses ammavärvid, nagu näha, siis vaikselt võtab juba ilmet, pruun see samune kruntvärv hakkab kaduma ja ratas on juba kenasti roheline. Nüüd siin on siis üks maanteeratas, ehk siis road wheel, mis saab endale selga ka rohelise värvi ja niimoodi kenasti ta siis valmib. Väike lähivõte ka, niimoodi zoomituna paistab paremini välja, kuidas siis töö käib. Olgu siis märgitud, et aerograafiga värvides peaks tulemus jääma siuke päris hea kena, et värv läheb ühtlaselt peale. Et ma ise olen küll aerograafiga üsna vähe värvinud ja seetõttu tulemus ei pruugi tulla suurepärane, aga ma siiski üritan anda endast parima ja värvida siukse õhukese kihiga seda akrüülvärvi sinna asjade peale. Ja so far so good. Järgmisena võtaks ette, või ongi juba ette võetud siis veermiku osa. Tanki kõht on ülespoole ja vaikselt saab see roheline värv sinna peale, et täitsa nagu okei, et ei oska nagu kurta kuskilt otsast, et õhuksed kihid, ei tohi siis lasta korraga mingisugust ilget värvimäge ühte kohta peale, selle tulemusena siis võib juhtuda see, et värvipind jääb kuidagi sükene nagu apelsinikoor, öeldakse inglise keeles, orange peel. Et selle vältimiseks tuleb panna õhuksi kihte järjest ja lastes kuivada, et aerograafiga, kui on kahefunktsiooniline, siis algul alla vajutades saabki värvida niimoodi, et värvi läbi ei tule, et tuleb ainult õhk ja selle sama õhuga saab siis värvi vahepeal kuivatada natukene. Paistab, et siin ongi siis juba enam-vähem veermiku või siis põhjaosa tehtud. Sinna tänna natukene veel igaks juhuks värvi, et natuke rohkem võib ju ikka olla. Sellega saigi siis ühele poole ja järgmiseks on tanki nagu kere ülemine osa, mis siin ka siis niimoodi jupikaupa saab kena rohelise rüü endale selga. See roheline värv läheb üleni igale poole, et see on nagu krundi peale siis põhivärv. Et siin mõne aja pärast püüame sellele lisada siis kamolaigu peale. Kamolaik tuleb heleda pruuni värviga. Ja muidugi tegelikult oleks jube hea see detail kuhugi mingisuguse ora otsa panna või kuidagi kinnitada niimoodi, et sellest ei peaks näppudega kinni hoidma. Siis väldib enda näppude värvimist. Ja viimase osana põhimõtteliselt ongi siis torni osa, relvatorn, mis saab ka ära värvitud kenasti roheliseks. Et siin jätkame täpselt selle sama siukse stiiliga, et algul esimene õhuke kiht peale, mis tagab siis nakkuvuse ja edasi juba võib natukene julgemalt. Et see põhiliselt puudutabki vesialu sellisi akrüülvärve, mille surface tension tuleb murda, et jälle kuidas see eesti keeles öeldakse. Selle kohta on küll mingisugune hea sõna, aga hetkel ei meenu. Juba võtab päris ilusat siukest rohelist ilmet see torn.
et tundub, et varsti hakkabki saama võib-olla valmis. Et nüüd näpuotsaga on hea sealt relvatorust kinni hoida ja see tuli siis lõpuks värvida eraldi. Ja olemegi jõudnud siin siis kamo lisamiseni. Ammo miigi värv nimega Earth ehk siis sisuliselt nagu pinnas, see on niisugune hele pruun värv. Ja sellega ma katsun siis sinna kere peale saada vastavalt juhendile laigud enam-vähem ja need laigud lähevad sinna ka peale aerograafiga. Et see on juba niisugune suuremat osavust nõudev tegevus, aga vaatame, kuidas siin mul asi välja tuleb, et ise võin öelda, et väga hull ei olegi, et võib nagu päris rahul olla. Selle laigu värvimisel muidugi on üks võimalus on värvida mingisuguse markerpliiatsiga ette, et need laikude nagu piirjooned, et selle järgi on kindlasti palju lihtsam hoida niisugust kindlat joont, et kuhu see laik peab tulema, sest nagu näha, mina värvin seda täiesti niimoodi justkui vaba käega, et mul on küll see pilt seal kuskil ees, mille järgi teha, aga tegelikult on siiski seda päris keeruline jälgida. Ja eks need laigud tulevad sinna peale niimoodi enam-vähem. Aga samas, kuna ma ei aja mingisugust väga kindlat niisugust laigu kuju taga, et siis on see tegelikult okei. Ja kurta ei saa, et see aerograaf, mida ma seal parasjagu kasutan, on 0,3 mm tüüsiga. Sealt võib-olla tuleb natuke liiga palju värvi, et see on mingisugune niisugune odav aerograaf kuskilt tööriistapoest ostetud. Et ilmselt ta ei ole kõige nagu teravam pliiats, aga enam-vähem on okei. Saab värvitud küll, et õppimisruumi muidugi on. Ja siin on nüüd näha see lõpptulemus siis. Põhimõtteliselt akrüülvärvi põhivärvide töö on tehtud. Pole viga, et tulemus on esimese korra kohta päris okei. Nüüd järgmisena on vaja värvida ära siis ratastel olevad kummiosad. Seda ma otsustasin teha Ammo Rubber and Tires värviga, see on niisugune, ütleme, niisugune hallikat tooni värv, et ta ei ole päris must. Lahjendan seda pintsliga värvimiseks akrüülvärvi lahjendajaga, et see on Ammo toode jälle, kuna ma proovin siin Ammo toodetega nii palju kui võimalik seda asja siis ju värvida, nagu alguses juba sai välja öeldud. Ja see lahjendaja, ma lootsin küll, et ta kuidagi takistab selle akrüülvärvi liiga kiiret kuivamist, kuigi mul tundus, et ta kuivas ikka väga kiiresti, et tegelikult tuleks sinna panna värvi kuivamise aeglustit sisse, mida ma antud juhul ei kasutanud. Et segan kenasti kokku, et teen niisuguse lahjendatud värvisegus, mis mulle tundus, et võiks olla nagu paras. Ja värvin kõik need ratta kummiosad siis kenasti ära halliks. Et jällegi aerograafi töö momendiks on nagu tehtud, et edasine töö on just juba pintsliga. Ja siin tasub nagu aega võtta ja mitte julmalt plätserdada, vaid kuidagi niimoodi viisakalt proovida seda asja teha, et värv valesse kohta ei satu, et üldiselt tükkidel on niisugused head mingisugused nagu randid ees, et siin antud juhul on ka näha seda ranti, kuhu maani see kumm võiks siis saada värvitud. Ja sama on roomikutega, et roomikutel on niisugused kummist klotsid sees, et need värvin samuti selle sama kummi värviga siis ära. Et selle kummi koha peal jooksavad samuti need kummist rattad, et siis et seal on niisugune kummine värk.
tundub, et nendega hakkab nagu ühele poole jõudma. Neid roomikuid ei ole veel ringikujuliseks kokku pannud, et nad on niimoodi piklikul lahtsel kujul, kuni siis kõik on kenasti värvitud. Sama ka pealpool, et need osad, mis lähevad vastu pinnast, ehk siis väljapoole jäävad osad nendest klotsidest, kummiklotsidest on samuti siis kummist, nagu võib eeldada. Ja nemad saavad endale ka selle sama kummivärvi peale. Et mulle endale tundus, et see värv võiks olla veidi tumedam või niisugune mustjam, aga tegelikult kui vaadata autode rehve, siis nad tõesti ongi, kui nad on juba natuke vanad, siis nad muutuvadki niisuguseks hallikaks. Ja järgmisena on vaja ära värvida metallosad. Siin vahel on nüüd siis tuled alla niisugune alumiiniumi värv. Need osad saab üle värvida pärast, siis hetkel on tagatuled näha. Et need värvin hiljem üle siis punase ja segan oranži nagu läbipaistva värviga, mis jätab niisuguse läbipaistva klaasi nagu välimuse sellele tulele. Aga nüüd siis tuleb eelnevalt värvida heleda värviga või siis hõbedasega, et see tuleilme nagu jääks ehtsam, sest rohelise peale neid värvida, siis tulemus ei jää nagu väga hea. Nii, ja nüüd oleme tagasi siis roomikute juures, et tuli mingi siuke mõte, et võiks värvida need siuksed tipud seal veidikene nagu poleeritud metallivärvi. Et idee on siis selles, et kui rattad vastu neid käivad, siis nad kuidagi hõuruvad ja poleerivad selle naga tippu. Ja siis võib-olla kuidagi jääb niimoodi autentsem ja ehtsam välimus. Et ma ei ole küll päris kindel, kas see tulemus sai nüüd nii hea, nagu ma lootsin. Aga samas mõne nurga alt vaadetest on justkui nagu päris okei ja loob siukest variatsiooni sinna. Ja nüüd tagasi tulede juurde, et hõbedane värv on kuivanud. Et siis antud juhul ma värvisin alumiiniumi värvi ja nüüd need samad tulepesad justkui tuleb ära värvida tagant punaseks. Ja seal kõrval need suuremad tuled on suunatuled, need peaks saama oranži värvi. Et ma segan hiljem sinna punase sisse veidi kollast, et siis saavutada niisugune suunatule oranž. Niimoodi värvides oli see asi nagu päris huvitav, et see värv tõesti oli niisuguse klaasise ilmega. Et kuivades ta küll natukene kaotas oma nagu voluumi, aga tõenäoliselt kui teda värvida uuesti üle näiteks teine kord, et siis saab lisada neid nagu kihte ja see klaasi ilme nagu läheb tõenäoliselt veel paremaks. Ja kui nüüd on akrüülidega asi tehtud, siis on aeg võtta lakid ette. Siin on kaks erinevat lakki, on läikiv ja satiin. Et läikiv lakk läheb siis vesimärkide alla ja kõik muu enne järgmist etappi tuleks siis üle katta satiinlakiga. Satiinlakk on siis niisugune kergelt krobelne, et ta ei ole päris läikiv, aga ta ei ole ka päris matt. Ja selle peale on järgmiseid etappe siis hea teha väidetavalt. Et ise ma ei ole siin väga midagi mõelnud, et teen kõike vastavalt YouTube'ist õpituda põhimõtteliselt. Kiirelt lähevad satiinlaki alla roomikud. Nüüd nagu näha on nad juba rõngaks tehtud. Ja järgmisena siis saab satiinlaki endale peale ka veermiku osa, sellepärast et sinna ühtegi vesimärki ei lähe. Et kogu see pind satiinlakiga üle, et saaks sinna peale juba panna
nii-öelda wash ehk siis siuksi paneeli nagu varjutusvärve. Ja need värvid on, need ei ole nagu lakipõhised, aga nad on ühesõnaga mingisugune paras keemia. Et siis need alumised akrüülvärvi kihid niimoodi ära kaitsta, siis läheb lakk sinna vahele. Ja kuna seal tagaosas on siis mõned vesimärgid vaja panna, siis sinna läheb glossi ehk siis läikiv lakk. Aerograafile vahel on tegelikult mõistlik panna peale ka kork, sellepärast et seal niimoodi kätt liigutades võib sealt toksikust välja tulla, mis iganes aine seal parasjagu on siis. Et nüüd ongi siin pandud peale, tõenäoliselt lendas seda lakki natuke mul laua peale liiga palju. Ja relvatorn siis saab ka tehtud üle läikiva lakiga, sellepärast et sinna lähevad samuti vesimärgid külje peale. Ja kere ülemisel osale ette lähevad ka paar vesimärki, nii et sinna saab ka see sama siuke glossi lakk peale. Lakk iseenesest toimib nagu päris okeilt, ei oska nagu midagi halba öelda. Tegelikult ma mingit muud lakki kasutanud ei ole, nii et selles mõttes kõik okei. Siin on üks selline etapp, et kuna on kinnitatud tangi küljel igasugused erinevad tööriistu, põhiliselt labidad, saag, haamer ja neil on reeglina nagu siuksed puidust varred. Et siis värvin need ära siukse värviga, akrüülvärviga, mille nimi on Old Wood. Ma ise eeldasin, et see värv küll on kuidagi siuke natukene tumedam, aga tegelikult see on vist mingisugune kõrbetuultest siukene kõrbetuultest poleeritud vana puidu värv, sellepärast et on üsna hele. Aga pole hullu, kuskil hilisemas etapis saab need puiduosad tegelikult veel siis üle võõbatud ilmselt õlivärvidega ja anda neil nagu siukene veits vanem mulje. Aga praegu siis äärmise ettevaatusega tuleb need puidust osad niimoodi seal tangi küljes ära värvida, et see on ka üks samm, mida tasub võtta nagu äärmiselt rahulikult, et mitte kõrval olevaid pindasid siis värviga kokku põhimõtteliselt nagu mäkerdada, et ole hoolas, võta aega, ära kiirusta, et see hilisem tulemus on seda väärt. Ja kindlasti tasub siis värvimata jätta need siuksed klambrid või kinnitused, millega need vahendid seal tanki küljest kinni on, sellepärast et need on ikkagi tangi kereosa detailid ja need on värvitud alati tangiga ühte värvi. Tegelikult võivad ka need labid ja kirkad olla seal värvitud tangiga samal ajal, aga ei pruugi, see sõltub.
ja nüüd siin teisel pool on samuti mõned tööriistad, siin on üks kirves, siis on veel labidaid, tundub labidas on niisugune põhitööriist vist sõja ajal, et ikka kaevuda on vaja, siis milleks ikka kaevud, ikka võtad labida ja muudkui kaevad, on ju. Et noh, kirvega võid vaenlasel päid maha raiuda või noh, mida iganes, on ju. Aga niisugune labidavärk on põhiline. Ja siis on saag, mis ilmselt ei ole puust ja seetõttu ma otsustasin, et värvin selle ühe teisttooni rohelisega lihtsalt, et anda jälle natukene värvivariatsiooni ja võib-olla muuta natuke huvitavamaks see tank. Ja nüüd on aeg siis roomikud külge panna, et vahepeal loomulikult nendel etappidel on lastud värvidel lakkidel kuivada tavaliselt üle öö, nii et järgmine värvikiht läheb peale, noh, ongi põhimõtteliselt järgmine päev või ülejärgmine päev, et need värvid tahaks kuivad tegelikult 24 tundi. Kuna siin nüüd pealmine kere osa siis katab ära roomiku ülemise osa, siis ma ei hakka vaeva nägema sellega, et tekitada nii-öelda niisugust läbivajumist roomikule. Et ma ei hakka liimima sinna kanderataste külg seda roomikut kinni. Nagu näha, seal on siis see koht, kus see roomik on kokku pandud, selle ma jätan ülesse, sest põhimõtteliselt need roomikud ei jää liikuvad, et nad on staatilised, kuigi rattad iseenesest kõik liiguvad, aga noh, põhimõtteliselt kogu selle süsteemi ja roomiku liigutamine ei ole siiski midagi, mida ilmselt tahaks teha ja mööda maad selle tankiga keegi kunagi sõitma ringi ei hakka. Nii et see kole niisugune roomiku ühenduskoht jääb varjatuks sinna üles. Ja praegu siis lähevadki roomikud lõplikult alla, mul ei ole plaani hilisemalt teha seal roomikute taga mingisugust vanutamist. Ja siis on kätte jõudnud aeg hakata tegelema vesimärkidega, selleks on vaja loomulikult vett. Ja teine asi, mis selleks vaja on, või mida on vähemalt hea omada, oleks vaja niisugust ainet, mis muudab vesimärgid pehmemaks. Et siis nad võtavad paremini selle tanki pinnakuju. Antud juhul mina kasutan just Tami ja Markfitti. Et see on nagu soovitatud, ma teen seda esimest korda, mul pole õrna aimugi, kuidas see aine käitub. Nii et kohe näeme, vaatame, mismoodi see asi välja tuleb, et ma loodan, et tuleb okeilt. Et esmalt on vaja vesimärgid välja lõigata, mis on vajalikud. Kõike sealt lehe pealt vaja ei ole. Seal oli vist 3 erinevat varianti. Nii, esimene samm selle Markfitti kasutamisel siis on selline, et tuleb pinn märjaks teha enne selle vesimärgi asetamist. Vesimärk ise on seal taga paletis vee sees ootamas juba, kuni ta sealt põhja pealt eraldub, et ta saaks sealt ilusti maha libistada. Nii, siis tuleb see märk sinna kuidagi niimoodi õigesse asendisse panna ja seejärel uuesti Markfittiga pealt ta üle kasta. Et seal siis toimub mingisugune reaktsioon, mis muudab selle vesimärgi niimoodi kenasti pehmeks ja siis ta vormub selle pinna vastu. Et vastasel juhul lihtsalt võib selle vesimärgi niisugune piirjoon või selle üle selle trükitud värvi osa on samuti mingisugust kilejat materjali, et see Markfitt teoreetiliselt võiks selle kile ja materjali nagu piirjooned niimoodi ära kaotada. Siin oleme siis jõudnud juba etteotsa ja natukene mõni vesimärk on siis ka tagaosas, et saab ka need paika pandud. Et kõik sama põhimõtte järgi.
Markfit lahus alla, vesimärk peale ja siis paika sättida ja siis uuesti selle lahusega natuke katta ja lasta kogu sellel asjal seal veidikene seista. Ja seejärel tuleb lihtsalt ära kuivatada, et mina tegin seda algul siukse majapidamispaberiga, et kohe näeme, mis siis juhtuda võib, kui natukene liiga hoogu lähed. Et ma ei soovita kellelgi teha siukest asja, mida mina, nagu nägite, see märk lihtsalt tuli sealt kere küljest lahti. Ja paraku on see Markfit aine juba seal veits nagu mõju avaldanud, nii et see märk laguneb lihtsalt sinna paberi külge täiesti ära. Aga õnneks sai sealt piisavalt kätte ja ma sain selle märgi sinna uuesti külge. Küll väikse nagu lahinguhaavaga, et üks väike tükikene jäigi sinna paberi külge. Et mõistlik on võtta siukene nagu vatitikk ja sellega siis tupsutada või keerutada seda seal peal, mitte hõõruda neid märke siis, kui nad on veel märjad. Et lihtsalt õhk ja see vesi, mis siin all on lõksu jäänud, see tuleb sealt kätte saada, et see tuleb välja pressida. Siin tagaosas on üks siuke huvitav märk, mis tuleb paigaldada antud tangi puhul äärmiselt ebatasasele pinnale. Seal on siukene reljeefne nagu rist ja need valged nagu osad siis tuleb sinna aluspinnale saada, aga see märk on ikkagi üks tükk, see tähendab, et ka sinna risti tipu otsa jääb nagu see alus kile, mis justkui siis tuleb kuidagi ära lahustada niimoodi, et see asi seal ilusti istuks. Nii ja nüüd ilmselt on käes juba järgmine päev, kõik vesimärgid on tankile külje pandud ja tegelikult nüüd tulebki kogu see tank siis selle sama satiin lakiga üle teha. Et valmistuda ette järgmisteks värvideks. Et järgmised värvid võivad olla siin lakipõhised või mingite lahustite põhised, mis hakkavad vastasel juhul lihtsalt neid akrüülvärve lahustama. Seega kogu tangi pinnad tuleb üle teha korralikult. Et mina kasutasin lakki 2 kihis. Lasin vahepeal kuivada 15 minutit. Ja siis topeltkiht peaks olema juba piisavalt siukene kaitsev, et mitte seda alusvärvi enam kuidagi kahjustada. Aerograafiga toimetamine on juba päris hästi käpas, see lakk läks sinna minu arust väga okeilt peale. Mingisuguseid probleeme nagu ei olnud. Ja siis ka alumine osa. Muidugi nende ämmo akrüülidega on selles mõttes hea, et need on põhimõtteliselt täiesti lõhnatud. Ma kasutan küll tõmbekappi, aga nad ei ole siuksed, justkui tundub, et ei ole mürgised. Või nad vist ei olegi mürgised, sellepärast, et see on isegi purgi peale kirjutatud, et non-toxic. Muidugi sisse hingata neid sellegi poolest hea ei ole, nii et tõmbekapp on vajalik. Et alumisele osale samuti korralik lakikiht peale. Uuesti roomikud üle, kuigi need on juba tehtud, aga kuna need on vastu maapinda kogu aeg, siis igasuguse värvi kahjustamise niimoodi tagamiseks või mitte kahjustumise tagamiseks võiks siiski teha sealt korralikult üle. Ja põhimõtteliselt selle etapiga me olemegi nagu lõpuni jõudnud.